Kadri Jäämäe, sul täna esimene sõit tehtud, et kuidas läks? Hästi läks. Stardis sain enam-vähem ees minema kuskil seal 10 sekundis ja sain rahulikult enda sõitu sõita, et ei olnud vaja nagu hullult mööda sõita hakata tegema ja kuskilt tagant rapsima. Aga naistest oli esimene? Naistest esimene, jah. No see aasta on selline üldse omapärane hooaeg olnud, et mis su plaan üldse selleks aastaks oli? No tegelikult oligi plaanis Soome meistrikaid sõita või karikavõistlust ja siis Eestis nii palju kui nagu võimalik ja tahtsin teha euroopakaid Jaanikeses kaasa. Ja rohkem nagu ei olnudki plaan, aga no see koroona keeras suht sassi kõik ja see vigastus võits rikkus ära ja no see hooaeg algas sul teise siklimargiga kui eelmine aasta, et kus see tiil pärineb? Selle ma sain tänu Reijo Engmanile. Aga ütleme, ega see Yamaha tegelikult sinu jaoks uus mark ka, sa oled enne ka tema sõitnud? Ma sõitsin 85-ga kunagi ja Võrriga sõitsin ka Yamahaga. Selles suhtes, et jah, veits tuttav juba. No, sa mainisid juba Soomet kord, et kuidas sul seal praegu hetkel seis üldse on, et sa oled küll võitnud, aga viimane võit läks nagu hoiada. No, mul tegelikult ju esimene etapp jäi selle rangluu vigastuse tõttu vahele ja siis oligi nüüd see viimane etapp, mis oli, kui ma oleks võidupunktid kätte saanud, siis ma oleks juba aasta kokkuvõttes esikolmikusse tõusnud ja oleks olnud pisike võimalus ka võita, aga nüüd, kuna nad 25 punkti võitsid ära mult, et siis on suht sükke, ma ei tea, võimatu. Kolmas koht on sükke, et kui ma nüüd maksimumpunktidega võidan, et siis on lootust. Aga eks ole näha, ise loodan muidugi parimat. No, võrreldes Eestiga, et kuidas see Soome tase on? No seal on kõvem ikka, seal on naistel on eraldi sõite ja stardis on 20 naist. Ja seal kuskil niimoodi esimesed 5-6 naist sõidavad samasse sekundisse ja siis nagu järgmised hakkavad maha jääma. 10 naine, 9 naine juba saab ringiga. Selles mõttes, et naised on küll välimused leebed, aga kuidas te sõit veel käitanud teil? On väga pehane või? No selles suhtes, et need esimesed 4-5 on ikka nagu sihuke rapsimine käib ja nagu tihe võistlus. Et siin on niimoodi, et kui stardis saad ees ära, siis ega eriti ei ole konkurentsi. Nüüd see Leedu tüdruk on, aga et seal on nagu ikkagi pead võitlema, et poodiumi kohale saada. No, kuidas sul praegu see hooaeg on nii nagu ta on, et kuidas sul koolis läheb? Viimane aasta tuleb need. Ja kes nüüd tuleb siis? Ma ei tea isegi. Kehakultuuri õppin, ma ei tea. No kehalise kasvatuse õpetaja või treener või midagi sellist. Aga ilmselt tahan edasi veel midagi minna. Et eks ole näha. Aga siis pigem see treener oleks pigem see, et tooks rohkem tüdrukuid krossile või mis saate? No eks ma muidugi tahaks tuua. Tahaks nagu naisi rohkem saada raja peale ja populaarsemaks Eestis seda. Aga isest need naissõitjad Eestis on, et mis see probleem on võistlustel või? No ongi see, et paljud pelgavad meestega koos sõita. Et paljud on öelnud, et oleks naistel eraldi startid, siis nad tuleksid, aga meestega koos nad ei julge sõita. Et ühesõnaga, siis mehed on ebaviisakad või? No mitte seda, aga lihtsalt, ma ei tea, kardavad. Eks arusaadav ka, et kui sa sõidad alles 85-ga, et sa oled siuke väiksem veits ja kui ikkagi suur mees tuleb sul kõrvale, siis on veits hirm naha vahel. No, loodetavasti saate järgmisel hooajal omakeski naiste seas parimat selgitada ja tänaseks parimat ja loodame, et nüüd Soomes on reeglid peas ja viimastes etapid tulevad võidud. Ja, loodame. Aitäh!